võin usus kasvada. Hea Issand taevast vaatab meie peale armuga, oma Isa soojust näitab, pühib palgelt pisara, annab jõudu jõuetule, armukust ei hiial sule, kutsub lapsed julgesti, tulge ootan ammugi. Avatud on taevavärav, Jeesu risti läbi meil, kelle usk on selgelt särav, risti rajal rõõmu teil, kes sind julgelt tunnistavad, oma Isat tavad. Nendel võidukroon on peas, eluõhtul trooni ees. Issand, õpeta meid meie päevi arvestama, et me targa südame saaksime, sest inimestele on määratud kord surra, aga pärast seda on kohus. Aga meie Jumal on päästja ja Issand Jumal saadab surmast välja. Surm on ära neelatud võimusesse. Surm, kus on sinu astel, põrguhaud, kus on sinu võit. Tänu olgu Jumalale, kes meile võidu annab, meie Issanda Jeesuse Kristuse läbi. Au olgu Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule. Nõnda kui alguses oli, nüüdki on ja jääb, igavesest ajast igavesti. Amen. Väga õnnis on inimene, kelle üleastumine on andeks antud, kelle patt on kinni kaetud. Sellepärast tunnistagem Issandale oma patud üles südamest nõnda üteldes. Halastaja Jumal ja Isa, me tunnistame sinule üles oma mitmesugused patud ja üleastumised, millega me sinu viha ja nuhtluse oleme ära teeninud. Vaata taevast halastusega meie peale ja anna meile kõik meie patud andeks. Oma armsa Poja, meie õnnistegija Jeesuse Kristuse kalli lunastuse pärast. Issand halasta, Kristus halasta, Issand halasta. Kõige väeline, igavene Jumal on Jeesuses Kristuses meie peale halastanud ja annab meile tema pärast kõik meie patud andeks. Annab meile ka armu, et oma elu parandame ja igavese elu pärime. Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud Poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu. Amen. Au olgu Jumalale kõrges, sind Isa meie kiidame ja palume sult abi, kes
issand olgu teiega. Palvetagem. Issand Jeesus Kristus, halastaja õnnist tegija. Sa tuled viimsel päeval jälle kohut mõistma elavate ja surnute üle. Me palume sind, halasta meie peale, et me igavese surma hädas mitte hukka ei lähe. Anna meile oma püha vaimu läbi õiget usku ja pühitse meid täielikult, et kõik, mis meil on, vaim, hing ja ihu, oleksid hoitud laitmatuna igaveseks eluks sinu taevases riigis, kus sa isaga ja püha vaimuga elad ja valitsed igavesest ajast igavesti. Meie tänaseks evangeeliumiks on valitud lõigud Püha Johannese evangeeliumist. Nõnda ütleb issand Jeesus Kristus. Nõnda kui Mooses kõrbes mao ülendas, nõnda ülendatakse ka inimese poeg, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu. Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, kui keegi peab minu sõna, ei näe ta surma igavesti. Mina annan neile igavese elu ja nemad ei saa iialgi hukka ja ükski ei kisu neid minu käest ära. Sest otse kui isa surnud üles äratab ja elavaks teeb, nõnda teeb ka poeg elavaks, keda ta tahab. Mina olen ülestõusmine ja elu. Kes minusse usub, see elab, ehk ta küll sureb. Ja igaüks, kes elab ja usub minusse, see ei sure mitte igavesti. Teie süda ärgu ehmugu mitte, uskuge Jumalasse ja uskuge minusse. Minu isa majas on palju eluasemeid. Kui see nii ei oleks, kas ma siis oleksin teile ütelnud, ma lähen teile aset valmistama. Ja kui ma olen läinud ja teile aseme valmistanud, tulen ma jälle tagasi ja võtan teid enese juurde, et ka teie oleksite, kus mina olen. Ja kuhu mina lähen, seda te teate ja teate ka teed. Mina olen tee ja tõde ja elu. Ükski ei saa isa juurde muidu kui minu kaudu. Isa, ma tahan, et kus mina olen, oleksid ka nemad minu juures, keda sa mulle oled andnud, et nad näeksid minu auhiilgust, mis sa mulle oled andnud, sest sa oled mind armastanud enne maailma rajamist. Aamen. Kiitus olgu sulle, o Kristus. Me tunnistame nüüd üheskoos oma usku. Meie usume Jumalasse, Isasse, kõige väelisse taeva ja maa loojasse ja Jeesusesse Kristusesse, Jumala ainusündinud pojasse, meie issandasse, kes on saadud pühast vaimust, ilmale toodud neitsist Maarjast, kannatanud Pontius Pilatuse all, risti löödud, surnud ja maha maetud, alla läinud surmavalda, 3. päeval jälle üles tõusnud surnuist, üles läinud taevasse, istub Jumala oma kõigeväelise isa paremal käel, sealt tema tuleb kohut mõistma elavate ja surnute üle. Meie usume pühasse vaimusse, üht püha kristlikku kirikut, pühade osadust, pattude andeks andmist, ihu ülestõusmist ja igavest elu. Amen.
isa kodu. Eluhase õndsatel, ahastus ja mure kodu. Tundmatuta radadel, et sinna minagi muremalt kord jõuaksin. Ei seal võitlus, vaev ja häda enam väsitada saab. Katki murtud surmahoda elu pühal kodumaal. Et sinna minagi muremalt kord jõuaksin. Kurdi kõrv seal jälle kuuleb, kõneleb taas tumma keel. Nutja palgel pisar kuivab, jalutu jalgastub teel. Et sinna minagi muremalt kord jõuaksin. Meie Issanda Jeesuse Kristuse arm, Jumala armastus ja püha vaimu osadus olgu teie kõikidega. Aamen. See tänane jumalateenistus, surnute mälestuspüha jumalateenistus, on üks nendest, mille jaoks selles meie vanas jumalateenistuste käsiraamatus ehk agendas on olemas koguni eri jumalateenistuse kord. Ja see kord on selle poolest teistsugune kui tavaliselt, et siin on ette nähtud, muidugi on võimalik teha valik, aga on ette nähtud märksa rohkem pühakirja lugemisi kui tavalisel jumalateenistusel. Ja nii nagu see evangeeliumi lugeminegi, mida me just kuulsime, sageli on nad kokku pandud erinevatest lõikudest või salmidest, kas ühes ja samas evangeeliumis või lausa kõigist 4 võetuna. Ja ma mõtlesin, et ma kõigepealt annan teile väikse ülevaate, ma ei loe neid tekste kõiki ette, aga ülevaate nendest pühakirja tekstidest, sest et see aitab meil mõista, mis on selle tänase püha, tänase jumalateenistuse keskne mõte või sõnum või fookus. Kõigepealt esimeseks pühakirja lugemiseks on Vanast Testamendist 90. laul või psalm ja me oleme harjunud vahel nimetama neid Vana Testamendi psalme Taaveti lauludeks. Selle järgi, et kuningas Taavet pärimuse järgi on väga suure osa nendest kirjutanud. Aga see 90. on üks nendest, mille autoriks ei ole kindlasti olnud mitte kuningas Taavet, kuna selle alguses öeldakse, et see on Moosese Jumala mehe palve. Ja see palve algab sõnadega, küllap te teate, seda olete kuulnud, me loeme seda väga tihti ka matustel. Issand, sina oled meile olnud eluasemeks põlvest põlveni. Enne kui mäed sündisid ja maailm loodi, oled sina, Jumal, igavesest igavesti. Ja siis kõneleb see psalm inimese kaduvusest, sellest, kui üürike on meie elu siin maa peal. Siin öeldakse, et 1000 aastat on Issanda silmis kui eilne päev ja inimelu kirjeldades kasutatakse võrdpilte küll rohust, mis hommikul õitseb ja õhtul on närbunud, või siis
vähemalt minu jaoks väga kõnekat ja väga tuttavat pilti unenäost, mis, kui sa hommikul üles ärkad, küllap te teate seda tunnet, et sa nägid midagi unes. Sa tead, et sa midagi nägid ja see oli väga huvitav. Ma ei tea, kas teiega juhtub samamoodi, aga kui mul on huvitav unenägu, siis ma ärkan alati kõige huvitavama koha peal üles ja ma ei saagi kunagi teada, mis seal tegelikult juhtus. Ja vaat see võrdpilt on selline, et sa ärkad üles ja sul on nagu see mälestus, et midagi oli ja järsku see kuidagi nagu läheb, nagu voolab su sõrmede vahelt nagu vesi läbi. Oli midagi, aga kuhu see on saanud? Mooses elas küllaltki vanaks, ta oli vana mees, kui Jumal ta kutsus oma rahvast, Iisraeli rahvast Egiptusest välja viima. Ja siis oli see 40 aastat rännakut kõrbes, eks ole. Ta elas umbes nii kaua, kui inimese elupäevi on. Muide, ma kuulsin hiljuti ühte raadiosaadet, kus küsitleti ühte Eesti väga tunnustatud bioloogi Toivo Maimetsa ja tema käest küsiti, et no kui pikk see inimese eluiga siis võiks olla siin maailmas. Ja Toivo Maimets ütles, et ma ei tea, kust see tulnud on, aga viimasel ajal öeldakse, et 120 aastat. Mina tean küll, kust see tulnud on. Piiblist. Jumal ütles juba Noale või pärast veeuputust, et olgu inimese elupäevi 120 aastat. Väga huvitav on see, et arstiteadus, meditsiin ja bioloogia on tänapäeval jõudnud sama äratundmiseni. Mida oleks võinud ammu sealt Piibli 8. peatükist lugeda. Igal juhul Mooses oli vana mees ja see oli tema palve, eks ole, see oli tema kogemus. See elu on olnud nagu unenägu, sinna mahtus palju, küllap tal oli palju meeles ka. Aga ikkagi nüüd hakkab see lõpule jõudma. Ja selles kõiges ta mitte ei ahasta, ta ei heida meelt, vaid ta ütleb, issand, sina oled meile eluasemeks olnud põlvest põlveni. Enne kui mäed sündisid ja maailm loodi, oled sina, Jumal, igavesest igavesti. Ma tuletan teile meelde, et Mooses, kuigi ta oli pärit Iisraeli soost, kasvas üles Egiptuse Vaarao kojas või Vaarao tütre peres. Luksuses, võimu keskpunktis. Me teame, et hiljem ta juhtis Iisraeli rahvast läbi kõrbe, ta käis seal mäe peal Jumalaga kohtumas. Ta oli näinud kõike, mida tollane maailm võis talle pakkuda või näidata. Rikkust, au, võimu, aga ka tagakiusamist ja valu, nälga ja janu. Ta oli kõike näinud. Ja oma elu lõpul öeldakse, läks ta sinna kõrgele mäele ja seal võttis issand ta ära või ta läks magama. Tema hauda ei ole teada, arvatakse, et vaat seal on. Muide, seda paika tänapäevani peetakse au sees nii juutide kui ka islamiusuliste poolt. Kristlased väga seal sõna sekka ei ütle, kuigi Mooses on ka meie jaoks tähtis tegelane. Aga ma just mõtlen seda, et ta ei heitnud meelt, ta ei olnud ahastuses, vaid ta teadis, et kõiges selles on olemas midagi veelgi kindlamat kui need mäed siin või kogu see ilmamaa ja see on Jumal, kes on meie eluase. Ja mõtleme, mida see tähendab. Kuna Jumal on igavene, kui Jumal on meie eluase, siis tähendab, et meil on igavene eluase. Mooses ei ütle siin otse välja, et ta usub igavest elu, nii nagu meie usutunnistuses ütleme. Tegelikult, kui me loeme Vana Testamenti, siis seal esimestes Vana Testamendi raamatutes kuni tegelikult prohvetiteni välja, ega seal seda surnute ülestõusmise ja igavese elu sõnumit just eriti ei ole. Aga kuidagi see Mooses siin nagu taipab või aimab midagi. Ta ütleb midagi, see on nii nagu vahel mõni luuletaja või laulukirjutaja, kes ei pruugi olla mingisugune eriline mõttehiiglane, aga sa loed seda luuletust või kuuled seda laulu ja mõtled, huvitav, kuidas ta küll selle peale tuli. Et
sellise jumaliku inspiratsiooniga vahel inimesed ütlevad midagi, millest nad võib-olla isegi päriselt aru ei saa. Ja ma arvan, et see Moosese mõte siin on seesama. Et ta ütleb midagi, millest ta on kindel, mis annab talle lootust, aga ega ta ju päris täpselt ei teadnud. Ja selles mõttes, ma ütleks, on ta omalaadseks kinnituseks ka meile, sest et ega meie ju ka ikkagi, me usume küll, me ütleme, et mina usun ülestõusmist ja igavest elu, aga ega me sellest ju eriti midagi ei tea. Me aimame, me mõtleme, me loodame, aga me oleme ka sellised suure teadmatuse või tundmatuse eest ja vahel see tekitab ka hirmu. Mooses tuleb meile siin appi, tema ka ei teadnud. Ta on mitu korda öelnud, nimetab iseennast selliseks rumalaks ja kidakeelseks meheks, mida ta kindlasti ei olnud, aga ta oli alandlik mees. Ja ta tunnistab, et ega ta ju ka täpselt ei tea, aga tal on see lootus. Tema lootus on küll üsna tagasihoidlik, sest selle laulu või selle palve lõpul ta ütleb, et ta palub, et issand rõõmustaks meid nii palju päevi, kui me nägime vaeva. Ma loodan, et see rõõmustus saab olema siiski natuke pikemaajalisem kui see vaev, mida me oleme siin selles maailmas näinud. Nüüd järgmine pühakirja lugemine ongi see, mida me kuulsime, see valitud evangeeliumi salmidest kokku pandud niisugune kompilatsioon Johannese evangeeliumist, kus Jeesus kõneleb sellest, milleks ta on tulnud siia maailma. Mitte seda maailma hukka saatma, mitte isegi selle maailma üle kohut mõistma. Ja selle puhul on oluline märkida, et mitte sellepärast, et maailm oma patus ja kurjuses ei oleks kohtumõistmist väärt, vaid pigem Jeesus ütleb üsna mitmes kohas seda, et tal ei ole vaja hakata kellegi üle kohut mõistma, sest et kahjuks need inimesed, kes eelistavad kurjust headusele, pimedust valgusele, mõistavad ise enda üle kohut. On ennast juba süüdi mõistnud. Jumal ei pea sellega enam vaeva nägema. Inimene ise on seda teinud. Seni, kuni inimese südametunnistus talle sellest märku annab, on tal veel lootust, sest siis ta võib oma valikuid muuta. Kui inimese südametunnistus enam talle märku ei anna, kui tema süda läheb kõvaks, siis ei ole midagi teha. Ma just paar päeva tagasi lugesin ühte pühakirja salmi, mida on erinevalt tõlgitud. Ühes tõlkes on, et ülekohtuste süda on tuim või hangunud nagu rasv. See on ka selline hea pilt, aga mulle meeldis üks teine tõlge, mille kohaselt öeldi, et ülekohtuse inimese süda on nagu selline kõva vinnutatud kamar. Selline, olete ilmselt vahel saanud hamba alla niisuguse suitsukamara või midagi, mis palju sa närid, aga läbi sa temast ei näri. Nagu inimese süda niisuguseks muutub, siis on paha lugu küll. Aga seni, kuni südametunnistus veel häält teeb, on hästi. Ja siis järgmine pühakirja lugemine algab nii. Nõnda ütleb meie õnnistegija Jeesus Kristus, ei saa mitte igaüks, kes minule ütleb, issand, issand, taevariiki, vaid kes teeb minu isa tahtmist, kes on taevas. Niisiis ainult sellest, et me ütleme issand, issand ja laulame kiituse laule, ei piisa. Kui me teame, mis on Jumala tahtmine, siis me peame selle järgi ka käima. Ja siis ta räägib ühe pika tähendamissõna sellest, et kui ta tuleb maailma lõpul, siis ta mõistab inimeste üle kohut ja mille järgi. Ta mõistab kohut selle hea järgi, mida inimesed kas on teinud või ei ole teinud. Siin ei räägita ühtegi sõna ühestki nii-öelda otsesest kurjast teost. Räägitakse ainult headest tegudest. Nälgijate toitmisest, januste jootmisest, alasti olijate katmisest, haigete ja vangide eest hoolitsemisest.
kas sa oled seda teinud, kas sa oled teinud seda head, mida sa võisid teha, või sa ei ole seda teinud. See on see, mille järgi siin see viimne kohus toimub. Ja Jeesus ütleb, et mida me oleme teinud või tegemata jätnud ühele kõige pisemale tema vendadest, seda me oleme teinud või tegemata jätnud temale. Järgmine pühakirja lugemine on aga valitud lõigud apostel Pauluse kirjadest, kus apostel julgustab meid. Sest et nüüd selle koha peal me võiksime hakata mõtlema, et no kuulge, meie lips on küll läbi, sest et tegelikult me oleme oma elus ikka päris mitu korda abivajajatest mööda kõndinud, eks ole. Aga apostel julgustab meid ja ütleb, et viimselt on see ikkagi Jumala arm ja tema halastus ja tema andeks andmine. Ja see on tema tegu, et me õndsaks saame ja igavese elu pärime, mitte meie tegu. Need on tema tõotused ja tema tõotused on kindlad. Ta ütleb, et me peame küll nagu pidama ennast silmas, me peame elama isegi kartuses või sellises hingevärinas, nagu ta ütleb, et nii kaua kui tõotus pääseda tema hingamisse püsib, keegi teist kuidagi ei osutuks hiljaks jäänud olevaks. Aga siiski siin on see julgustus, kinnitus, aga me ei taha, et teil vennad oleks teadmata nende järg, kes on magama läinud, et ei läheks nõnda kurvaks kui teised, kellel ei ole lootust. Sest meil on see lootus. Kui me usume, et Jeesus on surnud ning üles tõusnud, nõnda tahab Jumal ka neid, kes Jeesuses on läinud magama, temaga ühes ette tuua. Nii et kui me usume temasse, kui me paneme oma lootuse tema peale ja kui me tema armu abiga püüame käia tema sõna järele, siis meil ei ole vaja karta, meil ei ole vaja meelt heita, meil ei ole vaja lootust kaotada. Ja viimane lugemine on võetud Johannese ilmutusraamatust ja see algab nõnda. Pärast seda ma nägin ja vaata suur hulk rahvast, mida ükski ei võinud üles arvata, kõigist rahvahõimudest ja suguharudest ja rahvaist ja keelist. Need seisid aujärje ees ja talle ees ehitud pikkade valgete riietega ja palmioksad käes ja nad hüüdsid suure häälega ja ütlesid: õndsus meie Jumalale, kes aujärjel istub ja tallele. Ja kõik inglid seisid aujärje ja vanemate ja 4 elaja ümber ja heitsid aujärje ette silmili maha ja kummardasid Jumalat ning ütlesid: Aamen, kiitus ja au ja tarkus ja tänu ja austus ja vägi ja ramm olgu meie Jumalale igavesest ajast igavesti. Aamen. Ja siis küsib see nägija või õigemini üks vanematest küsib selle nägija Johannese käest, kes on need, kes on valgete pikkade riietega ehitud ja kust nad on tulnud. Ja kuna ta ei tea, siis ta ütleb: Issand, sina tead. Ja tema ütles mulle: need on, kes tulevad suurest viletsusest ja on oma pikad rüüd ära pesnud ja on oma riided valgeks teinud talle veres. Seepärast on nemad Jumala aujärje ees ja teenivad teda ööd ja päevad tema templis. Neil ei ole siis enam nälga ega janu ja ei lange nende peale päikest ega mingisugust palavat, sest tal, kes on keset aujärge, hoiab neid kui karjane ja juhatab nad elava veeallikate juurde. Ja Jumal pühib kõik pisarad nende silmist ära. See on see meie lootus. Jumal on see, kes pühib kõik pisarad meie silmist ära ja kes on kinkinud meile uue elu, kes on teinud meid puhtaks talle veres, kes on meie eest kannatanud, surnud ja üles tõusnud. Nii et kui me nüüd kõik selle kokku võtame, kui me mõtleme oma lahkunute ja ka iseenda peale, siis me peame pidama meeles, et meie elu siin maa peal on üürikene, keskuse või 120 aastat. Aga see teadmine ei pea meid panema ahastama, vaid selles on meil julgustus ja lootus selles kindlas veendumuses, et Jumal on meie igavene eluase.
ja et ta on meid nõnda armastanud, et on oma ainusündinud poja meie eest andnud. Ja et ta kutsub meid, ta tuletab meile seda meelde ja ta kutsub meid päevast päeva, et me läheksime tema järel, et me ei austaks teda mitte ainult oma sõnadega, vaid ka oma tegudega ja kogu oma eluga. Aga seda tehes me teaksime, et kuna tema on meie lootus, siis ei ole meil vaja karta, meelt heita, kurvastada ega ahastada, sest et tema käest ja tema armastusest ei suuda meid mitte miski lahutada. Aamen. Laulame nüüd järgmise laulu, Kaduv muutub kadumatuks. Kaduv muutub kadumatuks, kõik, mis maine maha jääb, ajalik saab igaveseks, uue elu Jumal loob. Oh, et sinna minagi muremalt kord jõuaksin. Olge head ja tõuske nüüd. Ja nii nagu ikka, kõigepealt me mõtleme palves oma Eesti isamaa ja rahva peale ja teeme seda Eesti hümni helide saatel. Ja nüüd jääge veel seisma ja me mõtleme palves ka kõigi oma armsate lahkunute peale, olgu nad kutsutud igavikku, kas hiljuti sellel aastal või ka varasemalt. Eks mida aeg edasi, seda rohkem meil kõigil neid on, kelle peale me mõtleme, olgu need meie vanemad, vanavanemad, õed, vennad, võib-olla mõnel ka lapsed, sõbrad ja lähedased ja tuttavad, usaldame nad kõik Jumala armu hoolde. Laulame nende mälestuseks, oma usu kinnituseks ja kõikide leinajate troostiks mälestuslaulu Koju mind viige. Issand, kõigeväeline Jumal ja Isa, anna meie lahkunute hingedele igavene rõõm ja rahu oma armsa poja,
Jeesuse Kristuse pärast. sinu igavene valgus paistku neile, ole neile armuline ja anna neile igavene elu. Jeesus Kristus, sina truu issand ja õnnist tegija, juhata ja vii need hinged, kelle eest sa oma püha kalli vere oled valanud, Jumala auhiilgusesse ja ühenda nad oma pühade hulgaga oma nime pärast. Heida armu ka meie peale ja juhi meid õigel teel, et lõpetaksime oma rännaku hästi ja saaksime osa õigete ülestõusmisest. Igavene rahu anna neile, issand, ja igavene valgus paistku neile. Nende ja kõikide usus lahkunute hinged puhaku Jumala halastuse läbi rahus. Aamen. Meie palvetame. Issand Jumal, taevane Isa, sina ei ole mitte surnute, vaid elavate Jumal. Kõik elavad sinule ja sa ei taha ka selle surma, kes on ülekohtune, vaid et ta meelt parandaks ja elaks. Me kiidame sind, et sa meidki kõiki oled igaveseks eluks kutsunud ja veel alalõpmata suure helduse ja pika meelega enese juurde tõmbad. Tänu ja kiitus olgu sulle, et sa ka meie magama läinud armsaid omakseid nende ajaliku elupäevil isaliku halastusega oled oma käe kõrval saatnud ja kui nad oled leidnud usklikud olevat, neid igavesele elule üles äratad. Otse kui isa halastab laste peale, nõnda halastad sina nende peale, kes sind kardavad. Suur on sinu arm ja ustavus. Taevane Isa, sa kuuled palveid
ja sinu püha palge ette tuleb kogudus viimast korda sel lõppeval kirikuaastal palvele. me palume sind südamest, kinnita ja kasvata oma püha vaimu läbi meie sees õiget usku, et ikka enam ära tunneme ja mõistame, et neile, kes sind armastavad, kõik asjad heaks tulevad. ja neile, kes on Kristuses magama uinunud, surm enam surmaks ei ole, vaid sinu käskjalg, kes neid igaveseks eluks ülestõusmisele saadab. aita armust, et me selles usus iialgi ei kahtle ega karda, vaid õndsas lootuses alati selgesti tunneme, et ei surm ega elu, ei inglid ega vürstid ega vägevad, ei käesolev ega tulev, ei kõrgus ega sügavus ega mingi muu loodu või meid lahutada sinu armastusest, kui me aga usume Jeesusesse Kristusesse, sinu pojasse. halastaja Isa, aita meid siis oma püha vaimu läbi, et alati valvame ja palume, et me kiusatusse ei langeks. ärata, manitse, meelita ja sunni meid tagant, sind kõigel oma eluajal silmade ees ja südames hoidma ja kõigest jõust püüdma, et me pattu ei teeks ja sinu käskudest üle ei astuks. hoia meid Jumala kartuses ja armastuses sinu vastu, et me alati teaksime, mis meie rahuks tarvis läheb. ja nõnda elaksime, et meie elu oleks sinu meele pärast, et meid leitaks kõlblikud olevat igavesse ellu minemiseks. Issand, kes sa ise meie sees teed, et tahame ja võime teha sinu hea meele pärast, ole meiega ja aita meid. ja kui meie viimne tund tuleb, siis ole meie ligi, Issand Jeesus, sa meie ustav õnnis tegija, ja ütle meie arale hingele, ära karda mitte, mina olen sind lunastanud. ja tee, et ilma kartuseta siit rõõmuga lahkume, ja kui ülestõusmise päev tuleb, siis aita meid taevasesse Jeruusalemma, ära valitud inimeste kogudusse, kes on väärt arvatud sinu aujärje ees seisma ja sinu nimele kiitust laulma. igaveses rõõmus, sinu taevase riigi äraarvamatus õndsuses, kus sina Isaga ja püha vaimuga elad ja valitsed, kõrgeks kiidetud igavesti. Oh Jeesus Krist, oh kuule mind, ma tahan ikka kiita sind. Meie Isa, kes sa oled taevas, pühitsetud saagu sinu nimi, tulgu meile sinu riik, sinu tahtmine sündigu kui taevas, nõnda ka maa peal. meie igapäevast leiba anna meile tänapäev ja anna meile andeks meie võlad, kui meie andeks anname oma võlglastel. ja ära saada meid mitte kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Amen.
Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, lasku paista oma pale sinu üle ja olgu sulle armuline. Issand, tõstku oma pale sinu peale ja andku sulle oma rahu. Isa ja Poja ja Pühavaimu nimel. Aamen.